Olen tagasi ja nagu ikka lähme kohe asja juurde. Täna on ilus ilm ja mis me ikka salatseme. Ma olen ise ka väga põnevil, kui ma seda võib-olla väga hästi välja ei näita. Siis täna me hoolitseme oma 4-rattalise sõbra eest. Tänane põhieesmärk on siis rehvivahetus. Paneks ka lõpuks suverehvid alla ja selle käigus teeks palju muudki ära. Kui on mingid soovitusi või kuidas saaks paremini või üldse õieti teha, siis muidugi andke kohe kommentaarides teada. Ega siis midagi. Ega ma automehaanik ei ole, nii et ma pead ei anna, kui keegi tahab hakata järgi proovima, et okei, see nii tõsine ka nüüd ei ole. Aga jah, ma näitan, kuidas mina teen. Kui te tahate ise järgi teha, siis see muidugi omal vastutusel. Aga aitab nüüd lobast. Läheme asja kallale. Vaatame siis, mida meil selle jaoks üldse vaja on. Kõige lihtsamad asjad siis ennem. Õhufilter, salongifilter, siis mootoriõli koos õlifiltriga, brake cleaner, kuna ma vaatasin juba ette ära, et seal natuke lekib, et peaks puhastama. Ja oleks ka aeg süüteküünlad ära vahetada. Seda ma teen muidugi esimest korda. Loodame, et kõik läheb hästi. Ja mida ma veel ära teeks? Käiguhoistiõli vahetus ka esimest korda. Muidugi pidurvedeliku vahetaks ära. Ühest peaks muidugi piisama, aga ma võtsin igaks juhuks 2, kuna ma teen esimest korda, et kui peaks õhk vahele minema, siis tuleb ootust peale alustada. Siis muidugi, mis ma veel tahaks ära teha. Jahutusvedeliku ära vahetada ja ära puhastada. Nii palju väikseid asju, mida oleks vaja ära teha või tahaks ära teha. Pigi eemaldaja, see seis on ka üsna nukker. Siis nii-öelda rehvi taastaja, teeks rehvid ka üle, siukene asi, mida võib-olla lamp teha, aga ma teeks ikka üle. Siis anduri puhastaja, siin on ka, eks siis näete. Ja muidugi tulede poleerimine, see on ka väga kaua mõttes olnud, aga nüüd kui saab kõik korraga ära teha, et siis miks mitte. Teeme kõik ära. Teeks nüüd laua puhtaks ja tooks teie ette kõik vajalikud vahendid nende tööde teostamiseks. Nii, laud puhas. Kas toome ükshaaval või... Toome ikka kõik korraga. Nii, mis meil siin on siis? Trell. Jälle tea, kas läheb vaja või ei lähe. Ja kuna mul lööktrelli ei ole, et poldid lahti saada rehvides, siis paneme kondiveoga. Õlifiltri eemaldamisadapter. Jälle tea, kui kõvasti ta kinni võib olla. Siis spetsiaalne süüteküünla eemaldamise otsik. Õlivanni uus tihend. Ja muidugi õlivann ise ka. Pudel pidurivedeliku hoiustamiseks. Siis lehtrid, kui on vaja mingid, kui käsi ei ole nii täpne ja on vaja lehtrit, et uued vedelikud sisse panna. Siis 6., 5. ja 4. voolik pidurite õhutamise jaoks, kuna ma ei tea, milline suurus nippel on, arvatavasti 5, aga igaks juhuks, et ei peaks linna kivama. Siis sellega on plaanis, ma ei tea, kas õnnestub muidugi, käiguhoistiõli sisse pumbata. Kindlasti mingid paremad viisid ka, aga proovime sellega. Siis see süstal, sellega võtaks suurem osa pidurivedelikust ära
ja kallaks siis uue sisse. Siis muidugi paberit puhastamiseks, kindad, muidugi 2 ämbrit. Noh, üks on jahutusvedeliku väljalaskmiseks, teine on siis pidurivedeliku jaoks, kui õieti mäletan. Ja see ei ole veel kõik. Nagu ennem nägite, siis ka rambid. Siin on mul üks väike plaan, kuidas teha. Räägin hiljem täpsemalt. Siis on 4 autopukki, et üles tõsta. Otsikute komplekt. See on mul vana tungraud. See saab kuidagi rehvi vahestuse tehtud, et hädavaevu nagu saab maast lahti. Nii et siis võtsin selle juurde. Siukene korralik mehine. Ja see ongi kõik. Tagasi ulatuvalt. Teine ämber ei olnud pidurivedeliku jaoks, see oli käiguostõli jaoks. Pidurivedeliku jaoks oli pudel. Ma ei tea, läks asja veits. Aga nüüd keerame, veel ei keera. Tagurdame rambi peale. Põhjus väga lihtne, siin taga mul ei ole mingisugust tugevdust või sellist pinda, et selle tungrauaga kogu taguots üles tõsta korraga. Nii et siis ma mõtlesin, et äkki lihtsam, et tagurdame selle siia peale, et on juba suht kõrgel siis. Et siis üks ratas korraga üles tõsta ja need autopukid alla panna. Ja siin all on see tugevdus olemas, kus nii-öelda autot vedada saab, seal on mingi konks asjad. Et siis siit tõstame siis terve esiotsa korraga üles ja siis paneme autopukid alla. Aga nüüd tagurdame sinna ära ja siis keerame kõik pollid lahti ja vaatame edasi. Loodame, et väga kõvasti kinni ei ole. See üks mutter, mis on suurem. Üllatavalt lihtsalt tulevad. Muidu kurat väena sellega ära. Muidu Snowcross Guardiani rehvid on väga head. Neid julgeb soovitada. Ossu kurv. Ei teagi, kas on hea asi, et nii kergelt ära tuleb. Või on tugevamaks on. Tavaliselt olen pidanud rauast toru appi võtma. Tundub, et auto ise ootab ka. Jumala eest saaks juba suverehvid alla. Oho, liiga vara rääkisin. Sa pois, rääkisin liiga vara. Okei, toon oma sõbra appi. Rauast toru, minu sõber. Nii, väga hea. Nüüd siis nii, väga hea.
siin on siukene asi. Õnneks ta täpselt siia. Vaata, saab asja või ei saa või? Nii, ettevaatlikult. Ega ma hästi ei teagi, kuhu panna siin. Nagu ei olegi kuhugi panna. Loodame, et see on hea koht. Loodame, et jääb püsima ka. Nii, natuke läks aega. Aga sai pandud, kõik on õhus. Okei, jah, ma tean, et nii päris ei panda, aga ma ei olnud kindel, kui hästi see peab. Et see on üsna roostes. Ei tahaks midagi peale kukuks. Aga seal mul ei olnud muud võimalust. Panin selle ja rammi pidin alt ära võtma, loogiline. Siis oleks pidanud nii kõrgele tõstma, et üldse maast lahti saada. Aga tegemise käigus õpime. Ja jätsin selle ka alla. Lisatugi. Iialid ja. No nii. Alustame siis filtrite vahetusega. Kõige lihtsamast asjast. Enne kui te üldse midagi tegema hakkate, siis lugege hoolikalt auto käsiraamatut või siis kasutusjuhendit, kuidas iganes nimetatakse. Ja veenduge, et kõik õlid ja asjad, mis te sinna autole sisse on plaanis panna, et need vastaksid siis sellele tehase nõuetele. Ja muidugi kasutage ka kindlasti kaitsevahendid, prillid, kindad ja alati veenduge, et auto on maha jahtunud, enne kui te üldse mingeid õlisid asju vahetama hakkate, et ei saaks mingisuguseid vigastusi. Nii, esmalt siis peame selle kuidagi lahti saama. See on lihtne, siit tuleb see veits natuke pressida siin. Nii, käes. Nii, ma näitan. Nii, see ülemine, need tuleb lahti võtta. Hopsti. Ja ongi olemas, näe, vaadake ka noolt, õhu liikumise suund on alla. Ossa kurat. No vaadake seda. No jah, see on ikka elu näinud. Nii, võta. Võtame ka uuega lahti, vaatame, võrdleme siis kohe. Ettevaatlikult. Oled juba hakka. Nii. No ikka erinevus on päris hea. See on nüüd tavaline. Nüüd selle ma võtsin, mis on igasuguste allergiavastane ja mingid igast värgid-särgid. Õhu liikumise suund alla, nagu sellelgi oli. Läheb samamoodi tagasi. Vaatame, kus läheb tagasi.
ongi valmis. No nii, õhufilter järgmiseks. Vaatame, kui hullus seisus see siis on. No. Kõige hullem ei olegi. Natuke puhtam ikka. Nii, ja tagasi. Niimoodi. Vahetame siis kinnad ära, kuna hakkame õlivahetust tegema. Järgmine lihtsam samm, paneme teki, kuna maa on külm ja märg. Mina tavaliselt lasen autol mingisugune minut käia, et õli vedelaks läheb ja tuleb siis nii-öelda kergemini välja. Teeme siit kori lahti, lähme alla, opt alla. Puhastame ära ilusti. Õlivann. Natuke keerasime lahti juba. Hopsti. Ei olegi tihendit. Huvitav. Kas peab siis olema või see ongi siuke polt, kus ei ole tihendit? Andke märku. Kas siin peab see tihend olema nagu peaks? Või see ongi siuke polt, kus ei pea olema? Hopst. Nii, las ta siristab. Ja nüüd keerame filtri ära. Ei keera käsitsi. Käes lõpuks. Ja mida ma tavaliselt ka teen, kuna siin on 4-liitrine, siis mulle päris 4 ei lähe, läheb natuke vähem. Nii et tavaliselt ma natukene kallan sisse veel uut õli, et saaks vana õli veel välja nii-öelda. Ja mida ma alati teen, mõned väidavad vastupidist. No. Ossa kurat, mööda. Ma alati täidan selle ka ära. Natuke palju läks, aga jah. Vahe on ikka, jah. Uus õli ja vana õli.
korralik. Ja siis kindlasti õliga ka see kummitihend ära teha. Ma arvan, seal ei ole vahet, kas sa teed vana või uue õliga. Mõned võtavad kohe vanast ja panevad. Vähemalt on koos. Kõik on puhtaks tehtud, mutter on tagasi, õlifilter on pandud külge. Okei, igaks kontrollime vahepeal. Ainult otsas natukene. Võime julgelt kõik ära panna. Väga hea, näe siin kohas. Väga hästi. Üle keskmise. Vaata, kui täpselt arvestatud. Oleme jõudnud käigukastõli vahetuseni. Tegin juba puhtaks kõik. See on õhutus. Ja sealt laseme välja. Väga tähtis, et ennem teha see lahti, kui see. Kui selle unustad lahti teha, no siis on jokk. Siis proovi see pärast kätte saada. Nii et ennem teeme selle lahti ja siis laseme õli välja. Nüüd tuleb appi see. Kastis ei olnudki piisavalt suurt. Loodetavasti trell saba ei anna siis. Nii, ennem see lahti. Ega ma ei teagi, kas ta tohiks nii kergelt ära tulla. Siia otsisin ka uusi seibe. Aga ma ei leidnud kuskilt. Nüüd tuleb pilti teha ja siis vaadata edasi. Auto all peab mingit akrobaatikat tegema. Nii, hea uudis. Ülemine õhutuskott tuli mega kergesti lahti. Aga see oli nii kõvasti kinni. Ma kartsin, et see trell annab saba. Vaatame, mis see trell tuleb siis. Nii, seda peame täpselt nii palju panema, et hakkab natukene üle ääre tulema. Ja äkki, kui siit niimoodi panna, siis äkki me ei peagi seda käsipumpa kasutama. Kehva ligipäästasi. Jänune, ongi üks otsas. Oleks ma teadnud, et siin niisugune otsik on, siis ei oleks arvatavasti vaja olnud seda pumpa osta. Ma loodan, et gaas piisab ikka. Et ikka hakkab natuke üle ääre tulema. 1,8 vist peaks sisse minema. Midagi võiks üle ääre tulla veits. Hakkas tulema. Tundub, et täpselt 2. Nii, kus see tops oli? Kuhu ma topsi panin? Tahtsin natuke alles ka jätta, et võrrelda. See on nüüd vana. Väga palju alles jäänud, aga on sellist värvi on uus. No nii, järgmisena siis süütuküünlad. Siin all peidus. Hopsti, ei olegi ise siia kunagi alla vaadanud. Hopsti, rahulikult.
ma isegi vajutan, jopt ja mati. Muidugi lõume ära ka vaata. Suured, päris sügaval. Peaks ju siia poole lahti tulema. On ju nii, ma keeran niipidi kinni, vastu päeva läheb lahti alati. Esimene käes. Ei tahtnud välja tulla. Siukene päris kehva, võrdleme kohe. Ja siin, nagu näha, siis siin seda teravat otsa ei olegi. Algul ei tahtnud üldse tulla, et tuli mootor natuke soojaks lasta ja siis kandis järgi. Ja uus tuleb hästi ettevaatlikult tagasi panna, et ta läheks sinna keerme sisse ikka. Ja ei tohi üle pingutada. Ja nagu soovitavad, et sa üle pingutaks, siis et sa ei ööks siit sa tõmbad ju korralikult üle, vaid siit otsast. Et siis ei ole võimalik nagu üle pingutada. Lõpp. Ja ongi kõik. Ettevaatlikult välja. Ja see sisse tagasi. Ja järgmine. V40 soovitatakse vahele panna. Siis te võite kohe öelda, kuidas seda võib või on mõistlik teha või ei ole mõistlik teha, et need kätte saada. Jee! Järgmine käes. Selle maha. Ja nüüd väike võrdlus. Ja on sein ees. Rohkem pole vaja. Ei ole vaja üle pingutada. Ja ongi valmis. Siin on meie vanad. Nüüd siis, mis me järgmisena teeme? Piduri õhutamise, selleks siis võtame kõik rehvid alt ära ja hakkame pihta. Nii, kõik on valmis pandud. Hakkame pidurit õhutama, kuna ma ei saanud seda sõela siit kuidagi kätte, et nii-öelda vana pidurivedelik eessüstlaga võtta, siis me lihtsalt peame peale valama ja nii kaua pumpama, kuni kõik vana väljas. Kõige tähtsam selle juures, et ei tohi seda tühjaks lasta, siis on kohe õhk vahel ja ongi kõik.
alustame siis tagumine parem, tagumine vasak, esimene parem ja esimene vasak. 4., 5. lenkisi otsa, 6. läks, nii et hästi arvestatud. Ma arvasin, et 10. võti läheb, aga läks hoopis 8. Nüüd vajutab piduri alla, mina teen lahti ja niimoodi pumpame nii kaua, kuni puhas on ja alati peab juurde olema ka. Ja piduri vedelikuga siin mängides oleme kohe uue peale. Oleks kindel värk. Soovitan siia teki peale panna autole, kuna kui see värvi peale läheb või midagi, siis on kohe värv maas ja kööga. Aga noh, ma olen nii enesekindel ju, ma ei pane. Ja soovitage ka siis, et mõned räägivad, et panevad niimoodi pudeli, mõned panevad siia üles, et mullid siis tagasi tuleks, aga noh, kui ta on samas siin all ja toru on siin vedeliku sees, siis ei tohiks midagi juhtuda. Lase lahti, ma keerasin kinni, vajuta alla uuesti. Nii, uuesti. Oota, ma lähen vaatan vahepeal, et peab juurde panema. Nii, ja niimoodi teeme, kuni see on tehtud. Nii, meie esimese rehvi saak. Siukene jube. Nüüd me oleme teise rehvi juures. Laseme edasi. Noh, nii palju siis sellest. Ühe rehvi saime ära õhutada. Ja ülejäänud 3 ei tulnud lahti. Ma ei hakka neid kangutama ka, kuna need on suht roostes, et võivad kergesti ära murduda. Siukene lihtne asi, aga nüüd läks keeruliseks ja nüüd on vaja siis esindusse viia. Noh, saaks ise ka puurida ja uue keerme teha, aga seda ma ei usaldaks endale. Aga paneme siis nüüd suverehvid alla ja nii, uus päev ja ühe päevaga ei jõudnudki kõike tehtud. Loogiline, mõnda asja tegime esimest korda. Aga nüüd, mis meil veel teha jäänud on, või mis ma tahaksin veel ära teha, siis seda õhumassi andurit ära puhastada. Selleks siis juba võtsin klemmilt, võtsin miinusklemmi akud maha. Ja igaks juhuks, et pärast mingid veakoodi või asju ei jää, et siis on nagu kõige kindlam. Ja kui me selle ära puhastame, siis jätame ta kuivama. Ta täiesti ära kuivaks, enne me tohi tagasi panna. Ja nii kaua, kui ta kuivab, siis nagu ma rääkisin, et ma tahtsin rehvid selle keeliga üle teha. See ei olnud ainult rehvide pärast, või noh, ma ei ostnud seda ainult rehvide pärast, vaid nagu seesi kaitseraud siin, esistange ja on ka mul ju plast ja suht siukene pleekind ära kulunud, et selle keeliga võib ka plasti ära teha, et näeks nagu uus välja. No muidugi võiks üldse ära värvida, aga see näeb niimoodi ka hea välja. Nii et teemegi, puhastame algul rehvid ära. Muidugi oleks pidanud seda ennem tegema, et oleks saanud seespoolt ka rehvi selle keeliga üle teha, aga enam ei hakka alt ära võtma. Ja siis teeme plasti ja rehvid ära ja siis tegeleme õhuanduriga edasi. Nii, kõige tähtsam siis akult klemm maha võtta, siis siit need 2 väikest kruvi ära võtta, mis näitab keskmist kütusekulu mul, see nagu kõigub samamoodi nagu see seier seal. Siis ma otsustasin selle ka ise ära puhastada. Kuna siit käib õhk läbi, mõõdab kui palju õhku mootorisse läheb. Ja siis selle järgi arvutatakse siin, kui palju kütusekulu on või kuidagi niimoodi. Kui ma nüüd õieti aru sain, pead ei anna. Ennem oleks pidanud muidugi klemmi lahti võtma ja siis kruvid. Kuna ma avastasin, mul sai mikk tühjaks ja siis
räägin tagantjärgi peale. Ma arvan, panen muusika taustaks, et sellist vaikust ei ole. Siin siis võtsin õhumassi anduri välja ja kohe näitan teile, kui must see on. Ja tema on siis meil see töödejuhataja inspektor, et käib alati ringi ja vaatab, et kõik sujuks, toimiks. Ja siin on siis spetsiaalne õhumassi anduri puhastaja. Ei tohi puhastada seda ei V40-ga ega break-cleaneriga, sest need jätavad jääke ja need kahjustavad andurit samamoodi nagu sa ei tohi käega katsuda andurit, vaid pead hoidma siit alumisest osast kinni. Ja tuleb lasta tal täielikult ära kuivada, kui tagasi paned. Siin sees on 2 väikest andurit, siit muidugi ei ole näha niimoodi äkki. No näe, midagi on näha. Siin sees on 2. Ja siis siin on 1. Juba puhastasin ära, nagu nägite. Lasin ära ka kuivada. Ja nüüd paneme tagasi. Ja kindlasti tuleb vaadata, kui tagasi panete, et tihend ei jääks kuhugi vahele. Ja alati ei ole seieri kõikumise põhjuseks must õhumassiandur. Siit on näha, et seier on suht ühe koha peal nüüd. Ennem ta ikkagi liikus üles alla kogu aeg. No mitte nagu nüüd meeletult palju, aga ikkagi. Nii ja vahepeal juba ma tegin kõik rehvid puhtaks ja stange. Nii et nüüd siis katsetame, kuidas seda keeli peale panna on. Keel ja väike nuustik. Nii, siin on siis kirjas, et soovitavad 2 kihti peale panna ja 5 minutit siis kihtide vahe, ehk siis see on paras aeg, kui me teeme 4 ratast ära ja siis saame kohe teisele ringile minna. Selleks ajaks on kuiv küll. Nii, vaatame, mis saama hakkab. Ossa poiss, juba raiskame. Näh, pole paha. Ja nüüd teeme siis selle ka siin. No, selle oleks võinud seest välja võtta tegelikult. Mis seal ikka? Selle keeliga on nüüd ühel pool, 2 kihti on peale pandud ja tundub, et on piisavalt kuiv, et alustada tulede poleerimist. Ja selle keeliga oli see ka, et kui sa tahad jätta sellist märga, nagu praegu on läikivat kihti või sellist muljet, et siis ära nii-öelda lapiga üle tõmba, et muidu peaks lapiga üle tõmbama. Ja... Aga kui on mul kiiret, las ta olla ja läigib ja särab. Aga alustame siis tulede poleerimist. Selleks on meil trelli, me teeme seda trelliga. Ja
avame selle. Vaatame, mis siit seest välja tuleb. Pasta. Vaatame, kuidas see on. Mõned ei soovita seda peale panna, kuna kui sul tuleb kunagi uuesti, või niikuinii tuleb tulesid poleerida, siis seda on väga-väga kehva või raske paberiga maha saada. Nii et vaatame, kas me paneme seda või ei pane. Ja muidugi vett ka kasutame. Peaks teibiga ümber panema, aga see asi nüüd nii tõsine ka ei ole. Tunde järgi enam-vähem, kui arvad, et äkki piisab. No, ma arvan, see on hea küll. Järgmine 1200. Muidugi kui kellelegi teisele teha, siis muidugi tuleb korralikult teha teipi ümber, värgid. Aga mitte, et oma autole ei peaks korralikult tegema, aga noh. Auto juba on selline, nagu ta on niikuinii. Aga väga hea kujuga tuli on, et ei ole mingit lohkusid ega mühkameid siin püsti. Ja kõik on lihtsalt sile kuppel ja läheme ilusti. Nii, järgmine, viimane, 2000. Eks ma lihvin natuke kauem, kui ma siin näitan, aga jah. Nüüd svamm. Siis ma teen teise tulega ära ja siis näete enne ja pärast. Teeme siis väikse kokkuvõtte ka või mis me siis lõpuks tehtud saime. Siuksed lihtsamad asjad nagu salongifiltri vahetus, õhufiltri vahetus kapoti all, siis mootoriõli vahetus koos õlifiltriga, kindlasti käsikäes. Esimest korda siis käigukasti õli vahetus, mis nägi jube välja. Alustasime piduri vedeliku vahetust, pidurite õhutamisega. Esimese kõige kaugema saime ilusti lahti ja tehtud, sealt tuli ka jube kole vedelik välja. Aga edasi kõik ülejäänud olid kinni nii, et nendega on uus plaan. Ja kuna see läks sinna kohta, siis ega seda jahutusvedelikku ma ei hakanud puutumagi. Siis esimest korda puhastasime ära ka õhumassianduri, kuna mul pöörete seier siin võbises üles alla ja kütusekuul oli ka selline, nagu ta oli, nii nagu tal tuju oli, nii ta mul võitis seda kütust. Siis puhastasin selle ära, siis esimest korda vahetasin ise ka süüteküünlad, mis põhjustavad ka kütusekulu suurenemist ja käivitamist. Nüüd käivitab paremini, kütust võtab ka vähem. Taastasime esituled ära, poleerisime need ära. See, mis oli kehvem, ütlen ausalt, see läks paremaks, mis oleks nagu loogiline peale taastamist, aga see, mis oli parem, läks nüüd kehvemaks, kuigi ma seda lihvisin kauem, ma ei tea, mis mul see valesti läks. Aga jah, nii ta on nüüd. Tundub, et need on seest mustad hoopis. Siis me panime ka rehvidele
keeli peale, nii-öelda kaitsekiht või läige või kuidas iganes. Ja ka taastasime siis esist hange, kuna see oli nii ära pleekinud. Ja ütleme nii, et ega midagi rasket ei olnud. Mul on paar asja veel plaanis autoga ära teha. Ja kui tahate nende asjadega tulevikus või edaspidi või kursis olla, siis pange subscribe. Ja kui teile üleüldiselt video meeldis, siis ega see like ka tükki küljest ära ei võta. Oleme ausad. Nii et jah, et ega rohkem ei olegi midagi. Aga mis seal ikka? Mis me ikka tühja lobiseme? Näeme siis, kui uued tuuled puhuvad ja uus autoprojekt ukse taga ootab. Nii et davai.